Aloha-imelised seiklejad, Kristel Laksmi Titten siinpool ja täna ma teen ühe väikese süsti. Minult on sageli küsitud, Kristal, ütle mulle, millal sul hakkasid kahesuunalised liiklused pihta elus? Ja tõesti, kui ma mõtlen sellele tagasi, siis esimene asi, mis hakkas minu elus looma siis kahesuunalist liiklust igal tasandil, oli põhimõtteliselt see hetk, kui ma hakkasin ümber suhestuma ja suhtuma hirmu hoopis teistmoodi kui tavaliselt. Ja ma olen oma elus väga-väga palju saanud haiget, nii professionaalselt kui ka personaalselt. Ja üks asi, mis juhtub, kui sa saad väga palju haiget, on see, et inimesed sinu ümber hakkavad käituma teatud moodi ja sina ise hakkad ehitama põhimõtteliselt seinu oma südame ümber. Ja mitte ainult oma südame ümber, ka oma elu ümber. Nii et ma ehitasin neid suuri müüre enda ümber 2, 3, 4, 5 meetrit ja siis hakkasin loomulikult elama selles siis turvamullis ja mõtlesin, et miks ma nii õnnetu olen. Ja selles protsessis loomulikult eestlasena ja künnihobusena täiesti senimaani, kuni tõesti põlved on verel seal põhimõtteliselt põlvini maas. Ajan oma rida, küll ma saan hakkama, küll ma leian selle lahenduse, aga ei, mina abi ei küsi. Mina ikka ise leiutan seda, ikka ise silmaklappidega täiesti ajan oma rida. Ja senikaua, kuni sain aru, et see ei vii kuskile pikemas perspektiivis ja kui ma hakkasin põhimõtteliselt siis suhestuma hirmuga teistmoodi ja tegin selle otsuse, et ma panen nüüd põhimõtteliselt siis julguse iseendaga koos kapteniks oma elulaevas hirmu asemel, siis hakkasid asjad muutuma. Ja esimene otsus, mis ma tegin, oli 2014 aasta novembris, kui ma otsustasin, okei, ma enam ei otsi oma siis Mr. Perfectit või oma siis unistuste meest, annan selle nii-öelda alla sellega. Ja mul on okei, kui ma olen elu lõpuni vana tüdruk, vahet pole. Peaasi, et ma olen õnnelik seda tehes ja seda elu luues, mida ma siis tean, et ma suudan luua ja teha. Ja ma panin selle otsuse maha ja 2 kuud hiljem tuli minu ellu Michael, kellega nüüdseks oleme peaaegu juba siis 3 aastat õnnelikus abielus olnud. Nii et see on lihtsalt nii-öelda huvitav universumi siis trikk või nipp, lase lahti ja nii-öelda asjad ja inimesed tulevad sinu ellu. Ja see aitas siis mul põhimõtteliselt, see otsus aitas mul siis hakata lahustama neid müüre südame ümber. Ja kui ma sain need südame ümbert, need müürid siis ka Michaeli abiga järjest nii-öelda siis maha. Järgmine teema oli professionaalselt ja sellepärast ma olengi teinud neid pikki Facebook live 2 aastat. Ma tõmbasin ennast täiesti ehedalt alasti. Alates sellest hetkest, kui ma siis lapsena sain seksuaalselt ära kasutatud, minu enda abort, kõik nii-öelda megajamad, nii-öelda suhted, suitsiidikatsed ja nii edasi. Ja võtsin need täiesti ette, et jagada inimestega, et tõesti ma olen inimene, mul on olnud raskuseid ja sellest hetkest, kui ma siis otsustasin, et nüüd ma hakkan muutuma ja tõesti täiesti tõsiselt hakkasin otsima juhiseid, teejuhte, samamoodi nagu ma ei osanud noorena sõita autoga. Ma läksin sõidukooli, seal oli õpetaja, kes õpetas mind sõitma. Ja ma pidin leidma need kaptenid, kes olid julgusega juhtinud juba oma nii-öelda siis laeva ja teinud seda juba pikka aega ja sõitnud põhimõtteliselt siis läbi kõige hullematest tormidest, kõige hullematest tingimustest, ookeanite vahel, nii-öelda siis kontinentide vahel põhimõtteliselt siis läbi sõitnud. Ja kui ma need inimesed leidsin, nendega tööle hakkasin ja õppisin nendelt iga sammu kaupa, siis minu kahesuunaline liiklus hakkas tekkima ka professionaalsel tasandil. Ja kahesuunalise liikluseta tänasel päeval uues energias ei saa me mitte kuskile ja enamus inimestel on see klikk samamoodi selle hirmu taga. Ja me ei saa aru tegelikult, kuidas hirm ja sabotöörid koos töötavad selleks, et ehitada neid seinu.
ja praegu see olukord, kus meil on, siis põhimõtteliselt, mis juhtunud ongi see, et neid seinu on hakatud raputama, on tegelikult selline seesmine maavärin, ongi emake maa nii-öelda, siis raputab meid natukene ülesse ja meie ülesandeks on siis tõsiselt vaadata sügavalt enda sisse, kus on minul need hirmud, mis seosed on seal, mis sabotööridega on ja kuidas need omavahel nii-öelda siis seoses on ja kuidas ma saan need lahti logida ja nii-öelda ära puhastada. Ja me oleme praegu ka Maikeliga tegemas siin läbi ühte suurt ümberkorraldust meie Infinite Activation äriga ja seal samamoodi üks asi, mis tuli nagu väga selgelt välja just see selgus ja ka põhimõtteliselt see sabotööride osa, et see tuleb nagu hästi selgeks teha, ära puhastada, sest ka äriomanikuna number üks asi, sul ei ole äri, ei edu ega mitte midagi tulemas, kahesuunalist liiklust, koostööd ega mitte midagi. Kui sul ei ole tegelikult siis paigas selgus ja samas ka sina ise kui siis selle äri looja, ettevõtja ei ole korras ja kui sinu nii-öelda siis seda laeva juhib ikkagi kas siis hirm või sabotöörid, siis sealt kaugemale ei jõua. Ja sellepärast ma otsustasin teha selle väikese snippet Facebook Live'i ja ma tänan, siin on päris palju inimesi praegu ka kohale tulnud. Aga ülesandeks, kui sa jõudsid siia ja kui sa tunned, et hirm on praegu väga-väga oluline teema, ma panen siia lingi pühapäevasele Facebook webinarile, kus ma räägin siis teekonnast hirmust julguseni, jagan oma kogemusi ja lähen täiesti sügavsukeldun nii-öelda siis selle hirmu teemasse. Ja kui sa tunned, et sul endal või kellelgi sinu elus on vaja nii-öelda seda juhatust ja käehoidmist või ka õppida kelleltki siis, kes on kaptenina neid asju läbi teinud, siis jaga seda linki, et nad saaksid registreerida sinna, see annab mulle parema ülevaate ettevalmistuseks ja tule ise kohale, jaga seda oma Facebook seinal ja kui sa seda teed, sa teed kingituse iseendale ja sa teed kingituse oma kallitele lähedastele ja nendele inimestele, sest see webinar võib tõesti muuta väga palju siis selles meie enda sisemises psühholoogias ja sisemises maastikul, mis on praegu tegelikult number üks võti. Ja kui sina tahad olla siis osaline selle uue laine, uue maailma loomisest, kuldmaailma loomisest, siis jaga seda linki, tule kohale. Kui sa ise kohale ei saa tulla sellel pühapäeval siis kell 8 õhtul Eesti aeg, siis pane ikkagi kirja, sest sa saad siis pärast selle lindistuse endale meilile ja ka siis need megapakkumised, mis ma siin praegu kokku ehitan, pakkumised, mida ma ei ole Eestis sellisel kujul kunagi varem oma elus teinud, nii et ära maga seda maha. Ja kõige paremat soovin kõigile imelist toimetamist, imelist kevade nautimist, olge terved, olge hoitud ja suur aitäh kõigile, kes te toetate, olete olemas ja kui kellelgi on veel siis abi vaja mingilgi moel, andke teada ja toimetame koos. Mahalo ja kõike paremat!